Tervist kõik motomatkajad, motoharrastajad ja need, kes sellele liikumisele kaasa elavad. Täna me teeme video mitte minust ega sellest rattast, millega ma täna ringi sõidan, vaid meie eesmärk on anda teile edasi seda tunnet, mis tuleb, kui mees istub koos oma sõbraga või tüdruksõbraga või üksinda motorattale ja tahab sõita mitte õllekioskini, vaid sõita pikemale maale kuskile 100 ja enam kilomeetrit. Meil tuleb täna video nendes kohtades Jõgeva maakonnas, kus toimub tänavu suvel 1.–3. augustini rahvusvaheline motomeeste kokkutulek Jõgeva Tref 97. Praegu me istume siin Karl 12 talvelaagris Laiuse lossi varemete juures ja see saab olema meie esimeseks selliseks videokohaks, mis saab olema kõigile teile näha ka Kesk-Eesti messil kui ka kõigile nendele motohuvilistele väljaspool Eesti Vabariigi piire. See video on tehtud selle mõttega, et anda edasi seda tunnet, mis on võimalus läbi elada motomehel, kes sõidab pakid taga oma ratta peal, kes võtab kaasa telgi ja nii edasi ja sõidab, ütleme näiteks kas Rootsi või Soome või Taani või Norrasse, mis on fantastiliselt ilusad maad just motorattaga sõitmiseks, mägised ja paljude huvitavate kohtadega looduse ja arhitektuuri poolest. Ringiga Voore maa kõige ilusama ja kõige suurema Voore tippus on Laiuse mägi, see on 114 meetrit üle merepinna ja siit avaneb väga fantastiline tore vaade Jõgeva linnale ja on võimalik aru saada, mis ja kust on tulnud see nimi Vooremaa, sest kogu see Jõgeva maakonna pindala on jaotatud selliste voortega põhja-lõuna suunas. Siit me liigume järgmistesse kohtadesse, mis Jõgeva Trefi külastades on võimalik kõik läbi käia. Ja see video saabki olema selline koond nendest kaunitest ja mõnusatest paikadest, mida on võimalik siis külastada selle trefi aeg. Jõgeva maakond on pannud kõikidele vaatamisväärsustele välja sildid, nii et kõike seda, mida on võimalik kaardi pealt leida, on ka võimalik väga kiiresti ja lihtsalt leida looduses. Ma räägin veel natukene klubist, Eesti motomatkajate klubist. See klubi on täpselt sama vana, kui on Eesti Kroon. Ja esimene kokkutulek, mis meil toimus Jõgevamaal rannal, oli oma moodi selliseks alguseks nii Eesti Kroonile kui sellele motoliikumisele, mis on nüüd paisunud küllaltki tugevalt ja kõik see, mis on nende 20 aasta matkamise traditsioonid nii meil olnud, kui ka see kõik tore ja mõnus, mis on välismaal
on nüüd selle kokkutulekuga surutud sellisesse vormi ja kõigidele nendele harrastajatele, kes omavad mootorratast, võivad selle vormiga tutvuda augustikuus siis Jõgeva trehvil. Me teeme ainult mitte mootorratturitele kokkutuleku, vaid ma teeme ka kokkutuleku sellisel moel, et need inimesed, kes puutuvad kokku nende räigete videofilmidega, kus Harley Davidsonid on pandud halbadesse meeste rüüdesse ja peavad näitama ennast väga negatiivselt ja kõik automehed, kes sõidavad autodega, on positiivsed kangelased nendes filmides, siis see, mida me praegu teeme paraadide näol, on just pööratud selleks, et ära viia see halb maine meist kui tsiklimeestest ja näidata, et me ei ole agressiivsed. Ükskõik, kes me ka ei oleks, liiguks mootorrataste peal, oleme siis Harley Davidsoni tüüpi motoharrastajad või matkamehed. Me ei ole esiteks agressiivsed. See, mis on tehtud filmides, see on filmide, nagu öeldakse, karistada, filmimeeste karistada. Nüüd me võtame siis ette sellise matka, mis lõpeb meil siis selle Kuremaal kokkutuleku kohal. Ma ei kõrre peale. Järgmisest aastast tuleb rohumaa jälle. Või ongi ta juba olnud? Ta oligi eelmine aasta. Seda juhke peale. No nii, nüüd me oleme oma ringiga jõudnud selle sügisese augustikuu kokkutuleku tsentrisse. Kõik see, mis augustikuus toimuma hakkab, toimub selle lossi pargis ja selle lossi ees ja lossis ja selles ümbruses. Muidugi see laager tuleb kinnine selles mõttes, et kogu maailmast kohale saabuvad tsiklimehed tahavad siin ennast välja puhata, välja lõõgastada ja olla omaette. Selleks on meil see laager siin turvatud ja piiratud nii, et sellesse laagrisse pääsevad ainult asjaosalised ja tsiklimehed. Tähendab, Eesti motoristid ja võib-olla need, kes tahavad alustada selle toreda harrastusega, ei pea midagi häbenema, et nad tulevad siia kas Jaavaga või Issiga, sest meie deviis on selline, et mitte tsikkel ei tee meest, vaid mees teeb tsikli ja kõigile tere tulemast siia Kuremaa järveäärde Kuremaa parki augustikuus 1. kuni 3. augustini. No nii, nüüd me oleme selles pargis, mis praegu on kevadiselt paljas ja paistab läbi, aga augustikuus tuleb siia kuskil 1000 tsiklimeest ja see Telkide meri saab olema sealpool pargis järve ääres.
ja siia tuleb meil siis ansambli jaoks postament või alus või järelkäru või ükskõik mida ja show ja tantsimine ja ka muidugi ka õlle maitsmine toimub selles pooles siin. Üle selle mäekuru on spordikompleks, mis on praegu väga tõsises korras, nii et seal võib praegu ujumas käia. Ilmselt ujumas me seal käima ei hakka. Suvel on järv, siin all Kuremaa järv meie jaoks, aga selle nurga taha, selle mäekuru taha jääb ühiselamu, kus on 200 kohta ja kus praegu elavad siin õppivad õpilased selles Põllude koolis ja kogu see territoorium saab siis olema ühe 1000 tsiklimehe niisugune 3-päevane kodu. Ja see mulje ja see tunne, kuidas me oskame neid vastu võtta siin Jõgevamaal, jääb ilmselt kuskil 15 riigi kodanikele hea mälestus. Ja ma tahan väga, et kõik Jõgevamaa asutused ja ettevõtted ja oleksid sama tublilt, võtaksid sellest asjast osa nagu siiamaani, kus ei ole ühtegi tõrget olnud ei Jõgeva valla, ei selle kooli juhtkonna, ei maakonna poolt ja sellele kokkutulekule on praegu siiamaani olnud roheline tee ja kõik kokkulepped ja kõik jutud, mis on räägitud sellest, on olnud positiivsed ja ma loodan, et see kokkutulek saab olema tõeliselt rahvusvaheline ja Jõgeva maakonna selline nimi Jõgeva, see saab olema tänavu aasta ilmselt kuskil 15-16 riigi motosportlaste riiulitel auhindade näol, mida me siin siis laupäeva õhtul ühiselt välja jagame. Nii, praegu meil on sellel jääl või sellel järvel on jää peal ja kalamehi paistab siin järve jää peal olema, aga augustikuus on siin muidugi kuumalt päevad, seda enam, et see rannaliiv peab vastu võtma 1000 soovijat, kes tahaksid minna siia ujuma. Ma väga loodan, et siia rannale tuuakse ka natukene rohkem liiva ja tehakse see rand selleks ajaks korda, kui me ootame siia 11 kuni 15 riigist motomehi. See park, mis siit ülevalt või siit alt järve äärest paistab, on väga ürgne ja väga vana mõisapark. Ja praegu ta paistab sellisena, võib-olla natukene isegi paljana ja nagu alasti. Aga ma olen selle järve ääres siin käinud juba kümneid ja kümneid aastaid ja ilusamat looduslikku kohta Jõgevamaal selle ürituse läbiviimiseks ei ole võimalik välja pakkuda. Siin Kuremaa on nagu loodud turismikeskuseks ja ma loodan, et pealehakkajad ja sellised toredad mehed toovad siia ka tulevikus ranna äärde suviti limonaadi ja jäätise paviljoni võib-olla ja oodatakse siia siis võib-olla palju rohkem noori ja vanu siia rannale ujuma, kui me praegu oleme harilikult siin nende aastate jooksul näinud. Sest mis siin salata, Jõgevamaa rahvas käib ujumas igal pool mujal kui sellise kauni ja toreda järve ääres nagu Kuremaa.
kahjuks on see praegu nii. Ma usun, et kindlasti see olukord muutub ja me oskame siia meelitada palju rohkem rahvast kui paljalt Jõgeva linnast, et siia tulevad ka Soomest ja Saksamaalt. Ainult, et aeg on vaja see asi käsile võtta ja nagu ütleme, ära teha. Kuremaal Jõgeva maakonnas toimus 1.–3. augustini rahvusvaheline motomatkajate kokkutulek, mida rohkem tuntakse nimetuse all Jõgeva trehv. Sedapuhku juba 6. kord. Iga aastaga on osavõtjate arv ning ka osalejate riikide arv olnud väga erinev. Sedapuhku ligi 1000 tsiklit, osalejaid mõnevõrra enam. Riikidest kõige rohkem tulijaid Maarjamaalt, aga loomulikult kõikidest lähiriikidest nagu Soomest, Rootsist, Lätist, Venemaalt, Leedust, Saksamaalt, Taanist ja kõige kaugemalt Itaaliast. Saade annab ülevaate motolaagri kõige teguderohkemast päevast 2. augustist. Ning laseme saate jooksul enam kõneleda pildil koos nii pealtvaatajate kui lihtsate uudistajate arvamuste ja kommentaaridega. Hommikul kell 11 rivistusid motomehed pikaks kolonniks, et alustada paraadi Jõgeva kesklinna, et näidata ennast ja rattaid Jõgeval Virtuse spordihoone juurde kogunenud seltskonnale. Selles rivis võis näha rattaid, mis valmistatud kunagises Nõukogude Liidus, aga ka sõidukeid, mille varustusse kuuluvad stereosüsteem, mobiiltelefon, kiiruse stabilisaator, vedrustuse reguleerimisvõimalus. Loomulikult on konditsioneer omast käest juba igal rattal olemas. Hinnad Eesti kroonis võib olla ainult mõned sajad tuhanded vähem kui miljon. Nende rataste omanike kutsealad ja haridustase samuti väga erinev, alates diplomaadist lõpetades tavalise ehitusmehega. Mida ütleb ühe korraldaja süda siis, kui kõik see motovägi järsku on hakanud liikuma ja juba 6. korda? Oi, see on muidugi aastatöö ja see on see jäämäe tipp siis. Ja noh, muidugi see eeldab 4 ööpäeva magamatust ja nii edasi. Aga kui kõik toimib, siis on hästi. Aga miks te üldse seda kõike teete? Me oleme ise konkreetsed motomehed, elusad motorisid, nagu me ise ütleme. Ja
see on lihtsalt elustiil, kui sa oled korra hakanud tsikliga reisima ja kui sul on hea varustus, normaalne tsikkel, see on lihtsalt rõõm. Ja väga oluline on ka see, et kui sa käid mujal maailmas ja sind teatakse kui elusat tsiklimeest, et sa ei ole mingi bürokraat, mingisugune putka omanik, eks ole, kes teeb mingit laagrit, siis tulevad kõik sinu juurde, kui sa asja välja käid. See laager, see Jõgeva Treff, selle nimetuse all on hoopis selline omapärane. Siin ei ole kindlaid reegleid, siin ei ole kindlat päevakava. Kas mootorratturi elu on ka üldse selline? No tähendab, ma ei ütleks, et ei ole päevakava. Igal juhul on kellaaegade järgi söök, paraad, autasustamine. Sa saad alati teada, millal sa sauna võid minna, millal bänd mängib. Ei ole päris kaootiline see asi. Aga ma mõtlen just niimoodi, et ei ole midagi sellist konkreetselt, punktuaalselt 15 minuti täpsusega ette planeeritud. Ei loomulikult mitte. Enamus inimesi siin on ju reisiinimesed ja pika reisiinimesed, kes oli Saksast, Belgiast, Itaaliast, kes meil siin praegu just on. Ja see eeldab just, et sa oled ikka puhkusele tulnud. Kus te üldse viimasel ajal olete käinud ja mida olete teinud ja kunagi reisisite Vanas N-liidus, kus nüüd? Vanas N-liidus sai ida poole, nagu öeldakse, olid kõik piirid lahti ja ei ole üldse mingi halva maiguga jutt, et käia kuskil Uraalides ja Turkmeenias vaadates Vene-Iraani piiri, kus seisab täiesti püsti Iraani šahi suvila eriterritoorium. See kõik väga eksootiline, aga nüüd muidugi on lääne poole piirid lahti ja natukene profiil natuke muutub, eks ole, asfaldi peal tekivad need pikemad sõidud. Aga see omaaegne sõit, see oli ju peaaegu võrdne Pariis-Dakari ralliga, mis me tegime. Jõgeval pakuti mitte ainult rataste vaatamise ilu, vaid võisteldi ka aeglussõidus. Teadupärast kihutada meeldib kõigile, kuidas on aga lood aeglaselt sõitmisega. Meestest võitis aeglussõidu Ville Soomest, keda te enda ees ka näete. Tema aeg oli 1 minut 53,4 sekundit. Teine oli Uku Eesti poiss 49 sekundit ja kolmas oli Kimi Soomest 35,2 sekundit. Naistest oli aga parim Suvi Soomest ajaga 37 sekundit, teine oli Eesti naine Marit 33 sekundit. Laulasuu annab üle Igor selle ürituse isa. Marit Merit Eesti. Aitäh sulle. Ja naised, esimene koht Suvi Soome.
The first place, Leto, ei Suvi, Finland. Ja Mervaja mestasainella Suvi is Finland. Oli Vappera, oli. Kiitos. Ei. Monta sõna itsellä haluatte kerrata, olette monta aega. mis sa osad Küsimusele, kuidas ta oskab nii hästi mootorrattaga sõita, vastab aeglussõidu võitja, et ta sai alles eelmisel aastal autokooli lõpetades ära anda ka mootorratturi eksami. Onko vain kogemusta sulla Suvi sõidab 125 kuupsentimeetrise Suzukiga. Või oled kogu aeg kalsa? Suzuki, 125 kuutioinen. Miks see nii vain mootori peale? Autosõit kulutab tema arvates liiga palju rehve, nii et mootorrattaga on igati parem. Paljon renkaita. Missä paikassa veel oled? Veel on Suvi sõitmas käinud Otepääl ja mujal eriti polegi, kuid soo oleks kindlasti sõita ka Euroopasse matkama. Muualla en ole oikein käynytkään. Onko muulla maailmassa? En. Haluatko mennä vielä? Kyllä. Missä paikan? Eurooppa. USA. Oh, it's very nice. Yeah, America. Niin, vamos maestra. Entonces, 40 minutos eres mi masa. Y el disco que me interese, cuando anuncias, aquí es una de más. Kuidas teile meeldivad need mootorrattad, mida te siin näete? Ilusad rattad, räägivad ja puhtad ja karvased ka. Olete te ise autosõidas, ma just teie selle sõiduki registreerimistunnistuse järgi eeldan, et te olete autosõitja. Kas mootorrattad meie, ütleme, teedel on teile näiteks liikluses ohtlikuks muutunud? Ei ole muutunud. Siiamaani küll ei ole. Aga mis te mõtlete neid praegu? Üldse mootorrattad? Ei ole. Kas te arvate, et sellisel tegevusel, nagu siin praegu toimub, on mõtet? No, kindla peal on mõtet. Milline teie suhe üldse mootorratastesse läbi elu on olnud? No mootorrattad on nüüd nagu ära tee pealt kadunud, aga eks ikka noorelt alustasin ka rattast, ei olnud midagi. 56 ja edasi seal. Kas praegu enam ei tõmba mootorratta selga? Ei tõmba enam poiste käes juba rohkem. Poisid suured ja lasevad ise. Nagu ma siin kiivritest maas aru saan, olete te ka inimesed, kes armastavad mootorrattaga sõita? Loomulikult. Aga miks nii? Just mootorratas, miks näiteks mingi auto või midagi muud? See on lihtsalt, kui ükskord selle asja sees oled, siis enam lahti ei saa lihtsalt. Kui palju juba, mitu aastat? Mina sõidan alates 92. aastast. Ja mis mootorratas praegu on, kui saludus? On Kawasaki Ninja. On see kõige parem mootorratas või on igal mootorratta huvilisel ka oma mingid kindlad ideaalid? Eks kindlasti igal ööl on mingi unistus, mille poole püüelda ja ma arvan, et see ei ole viimane ratas, millega ma sõidan. Ma arvan, et see tüdruk ka siin, kes siin kenasti jala peal lamapäev, mida teie arvate nendest mootorratastest ja üldse mootorratturitest? Ilusad. Kui mootorrattad. Aga see asi on natuke kuidagi üürike ja ainult suvine aeg ju. Nojah, on küll jah lühike. Mis teile selle ürituse juures rohkem meeldivad, kas mootorrattad või mehed mootorratastega? Mõlemad, ma arvan. Millised mehed need kõige meeldivamad on? Need, kes on musta nahka kängistatud või need, kes on võib-olla natuke lihtsamad välja näevad? Kindlalt need, kes on nahas. Milline on teie suhe olnud üldse mootorratastega? Olen sõitnud. Ei ole sõitnud. Aga tahaksite sõitnud? Tähendab Jaavaga olen sõitnud. See oli vist väga ammu. Jah, Aga tahaksite? kindlasti. Kuidas te üldse suhtute mootorratastesse tänasel päeval? Näiteks võib-olla oleks kindlam ja võib-olla mugavam sõita mingisuguse luksusautoga. Ei, ma arvan, see on väga eksootiline. Aga seda on ju niivõrd vähe, ainult mõned kuud suve jooksul. Jah, võrreldes sellega, et meil on nii lühike suvi. Aga noh, ja kui niigi palju. Aitäh ja jõudu! Mis teid seob mootorrataste ja suvega näiteks? Kuidas teile meeldib see üritus? See on midagi väga fantastilist. Ma lihtsalt olen siin ja lihtsalt see on selline eriline õhkkond ja kõik see feeling, et ma lihtsalt kaifin seda asja. Kummad rohkem meeldivad, kas mootorrattad või need mehed, kes mootorratastega sõidavad? Nii üht kui teist. Miks nad meeldivad? Lihtsalt. Olete ise ka omanud mingisugust mootorrattasõidu kogemust? Et päris ise juhtinud või?
ei mootorratastega mitte. Aga miks see stiil, miks need mootorrattad ja kõik need asjad teile meeldivad? Seda on niivõrd lühikest aega Eestimaal, võib-olla ainult paar kuud. Et miks nad meeldivad? No, see on ju midagi teistmoodi, see tavapärane elu on ju nii igav ja halja, aga see, no, kui ta tuleb oma mootorrattaga selline mustast, ta on nagu mingi kuskilt teisest maailmast ja ta on ise ka selline iseteadlik ja see lihtsalt on midagi erilist. Ega te seda inimest, kes mootorrattaga sõidab, kuidagi näiteks, ütleme, kuritegevusega ei seosta? Ei, miks? Mitte mingil juhul. Võib-olla paljud seostavad, aga ma ei tea, mina küll mitte. Aitäh ja jõudu! Columbus Chris lõpetas just oma esinemise siin Jõgeva Tref 97-l. Te olete väga palju sellele publikule esinenud. Kuidas teil meeldib sellisel publiku ees esineda üldse? Kuidas seda võtta, väga hea on põhimõtteliselt mängida, sest ma arvan, et see meie muusika on just üsna õige nende meeste jaoks ja meid nagu kunagi avastati, et vot Eestis on olemas üks selline mootorrattabänd, kes mängib sellist õiget mootorratturite muusikat. Õigemini tegelikult rootslased ausalt öeldes avastasid selle asja. Aga meil jõutakse ka järele nagu kõigi asjadega ja see on väga teretulnud nähtus minu meelest, et ka meil siin selliseid mootorratta kokkutulekuid tehakse ja nagu näha, nad iga aastaga lähevad selliseks suuremaks ja paremaks ja see aastagi on siin mootorrattaid tunduvalt rohkem kui eelmine aasta oli ja minu meelest on see kõik väga tore ja teretulnud nähtus. Kas võrreldes nüüd seda publikut te mängisite ka teadupärast kevadel Rootsis päris samasuguse publiku ees? Ma ei tea, kui palju seal rahvast oli, aga kas see publik on enam-vähem sama või on ka mingi erinevus? Ma ütlen, seal oli natuke rohkem, seal oli 12 000 Harley Davidson oli koha peal seal Rootsis, see oli mai lõpus, kus me mängisime seal. Publik on põhimõtteliselt sama, tõepoolest on küll, jah. Sest ma arvan, et need mootorratta inimesed on üle maailma täpselt kõik ühesugused, selles mõttes, et inimesed on fännid ja ega need mootorrattad, ütleme tõsiselt, on ikka päris kallid. Ja ega niisugune nii-öelda tavaline inimene niisama ei hakka omal lõbusõiduks seda mootorrattast ostma. See peab olema ikka tõsine fänn, kes ostab omale ikka päris kalli mootorratta, mis maksab ikka, ütleme ikka korralik auto hinna. Ja see peab olema fänn, see inimene. Kui nüüd võrrelda, ütleme seda kahte publikut, Rootsi publikut, kus oli ka ülemaailmne ja siin Eesti samuti ülemaailmne, on nendel välja kujunenud teie repertuaaris ka juba mingid kindlad lood, näiteks mida käidakse küsimus? Jaa, kindlasti on. Näiteks Born to be Wild on üks see on nii-öelda ülemaailmne mootorratturite hümn. Rootsis näiteks on Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd'i lugu.
siis noh, siin Otepää motoklubi ka suhteliselt selline väike. Nemad on valinud jälle meie plaadi pealt ühe loo Top of the World oma nii-öelda oma klubi nagu hümniks ja nii tahes-tahtmatult näiteks Road 66 vana hea Chuck Berry lugu on kujunenud nii-öelda siis nende Eesti mootorratturite hümniks praegusel ajal. Nii et need on need lood, jah, mis nagu, mida peab ilmtingimata mängima. Kelleks sa ennast loed rohkem? Kas ka selliseks mootorratta inimeseks või kuidas üldse sinu suhe mootorratastesse? Minu suhe mootorratastesse on üsna soe, aga ma pean ütlema, et minu mootorratas on seal trummid all. Kui ma oma trummid kunagi maha müün ja trummimängimise järgi jätan, siis ma siis ostan selle rahast mootorratta omale. Kui kaua sa juba sõidad? 12 aastat. Meeldib sulle sõita? Meeldib. No aga mootorratas on selline asi, et sellega näiteks talvel sa ei saa sõita või oled sa selline poiss, kes näiteks ka krossi harrastab? Mõnikord sõidan krossi talvel. Kui kaugel sa oled juba sõitnud ja kas sa oled veel nii noor poiss, et sa oma pead ju ei tohi vist sõita niimoodi teedel tänavatel? Ei või veel. Aga olen Riias käinud seal Pikernikul sõitmas. Nüüd mõni sõna ka Läti Harley Davidsoni klubi juhiga. Lätist tulime siia Jõgevale umbes 30 mootorrattaga. Kas ka Lätis on selliseid klubisid? Praegu on ainult üks klubi, mille nimi on Tuule Vennad. See klubi ühendab aktiivsemaid rattureid. Скажем так, более активных рокеров, да, которые ездят на всякие тусовки. Me oleme Eestis ja Leedus palju sõitnud. Tahtsime minna ka kevadel Rootsi, kuid ei antud viisad. Arvasid vist, et tahame riigipööret korraldada. Kuidas teise suhtuvad Läti võimud? Suhtuvad hästi, meid palutakse erinevatesse maakondadesse, et me tuleksime ennast näitama ja lihtsalt sinna sõitma. Дают нам какие-то льготы на передвижение, на все такие дела. У нас очень такое хорошее отношение между властями разных городов и нами. Kui kaua sa ise juba sõidad mootorrattaga? 73. aastal alustasin mopeedil, siis olid esimesed võistlused, alates 76. aastast aga mootorrattaga. Miks mootorratas, miks mitte auto? See on vabadus, mulle lihtsalt meeldib. Kuidas see üritus teile meeldib? Oleme siin 3. korda, esimesel korral käisime Munamäel, siis Saaremaal. Järgmisel nädalal on meie enda üritus, kuna me oleme veel väga noor klubi, peaks sinna tulema ka väga palju sõitjad, sest me saatsime kutseid kogu Euroopasse laiali. See toimub Engure linnas ja peaks tulema sama hästi korraldatud üritus, kui siin Jõgevalgi, vähemasti me püüdleme selles suunas. Õhtul peeti laagris veel rida sportlikke üritusi, võistelda näiteks kas või köie veos ja oldi lihtsalt vabalt. Parematele jagus auhindu, tähtis ei olnud võit, vaid lihtsalt hea feeling.
Nüüd patrullile maantee peal ringi liikuda, kas hakkavad suvisel Eestimaal silma tihti sellised mootorratturid, kes näiteks liiklust kas või rikuvad? Eks ikka rikuvad. Mis see põhirikkumine nende puhul on? Kiirusületamine. See on nagu juba härrased tänagi juba fikseerisid neil juba palju kiirushoid. 170, jah? 170 lausa? Jah, ma ei saa neid kätte ainult. Siin Jõgeval, kas on olnud just tänase päeva jooksul, mainisite just kiiruse ületamist, on olnud veel probleeme, on teil andmed? Noh, siin sees, neil siin omal sees, territooriumil on nad siin nagu teevad trikke väiksmoodi. Aga väljas nagu ei ole. Just nende vastu oli küll eile üks situatsioon, et noh, auto just see nagu rammis mootorratturit, aga muud nagu ei tea praegu. Tõepoolest üritus möödus ilma eksessideta ning korraldajad loodavad, et Jõgeva Trehv 98 toimub kindlasti. Ilusat motosuve teile kõigile!